ja räägime Aare Vabamägi, kes on meil maakonnas tuntud energiaekspert ja ka päiksepaneeli reaalne kasutaja oma kogemustest. Me oleme natuke ajast ees, aga tegelikult kui me pärast siin ära jääma minna ja me tuleb värske kohvi veel saame siin subiseda, siis eelmine nädal toimus meil siin samas saalis Jõumaa korteriühistute foorum ja seal võttis sõna meil pikka aega maavalitsuses töötanud Uno Eiberg, kes meil täna on siin saalis ja on siis sama kõrval Lepla küla reaalne päikese ja soojuspuuenergia kasutaja. Nii et ma ei tea, kas me jõuame Unole väga huvitav ettekanne või näeme omalt poolt. Et kas te tahate teda ka kuulata, siis me saaksime koos Aare nagu ettekande järel ka Uno ära kuulata, siis me saaksime ka reaalselt nagu näiteid, mida konkreetselt, ma ei tea, Aares, mida seda konkreetselt räägib, aga Uno on reaalselt nagu arendanud isegi sinu sellist päikese kasutamist veel samm edasi reaalse kasutajana, nii et see on väga põnev. Kõigil nii, et oleme nõus kuulama Unoga ära. Uno tuli kohale, ütles, et ta veel nädalale töötas oma ettekannet veel läbi ja tahab rääkida. Oleme nõus, et paralleelselt siis kohvi, nii et anna sõna Aarele, nii et Aare räägib ise, kus ta elab ja kuidas ta väikest toodab. Väikest elektrit. Mis paralleelselt on parem? Vaataks pildi järgi, et seda toodab väikest. Tere, mina olen Aare Vabamägi. Ma teen lühidalt, et Uno paneb. Ma täna ei ole siin kui soojustehnika-inseneriga kui energiaopiga, vaid olen Kisuver küla elanik. See on natukene Rakverest Aijala poole üks tavaline küla elanik. Muidu märgib et minu mõtted päiksepaneelist, ma räägin soojaveduautopaneelist, Andres on vahest tegama. Helistad mulle ja arvates, et kuule, kuidas sul siis on, et kas siis ikka tuleb? Ei tule, lumi on ei pea. Et Tartu Maaülikool on uurinud aastaid juba seda konkreetset lamepaneeli, mis on soojavee tootmiseks ja mina olen selline, sa rääkisid võib-olla suundumustest, et kuidas inimesed käituvad. Mina näiteks kuulan müügimehi ja siis hakkan mõtlema. Et ma mõtlesin sõltumatu ning taustasid kõigepealt Maaülikool kui sõltumatu uurija minu jaoks on pannud paneeli ülesse, mõõdab seda aastaid ja need on andmed, mida mina kasutan. Samamoodi väiksepaneeli puhul Tallinna Ülikooli labor teeb katusel on erinevad paneelid aastaid, vaatab neid, palju seda tegelikult kätte saab. Ja ma võin öelda, et see andmed, mis sa ütlesid, et nad täpselt klapivad, et 1 kilovatti elektripaneeli kohta, mis on üles paigaldatud võimsusena, saab 890 kilovatt-tundi aastas kätte, keskmine aasta. Aga see oli väga ekstreemne näide, et see aasta on hullult, sest sellist märtsi pole just 50 aastat olnud, kus oleks kogu aeg hommikust õhtuni päike säranud, et see viibki selle aasta erinevast Eestist. Aga võtame tasa Tartu Eesti keskmine. Ehk siis selline 2,35 ruutmeetrine päiksepaneel põhjaga ilmselt siis, või tähendab suunaga lõunasse ja ma nurka täpselt tean, kodulehel on üleval, kui info ma annan selle teile ka. Ja siis nemad on pannud ka selle salvestuspaagi, mis on tihti inimesed, kes arvavad, et ostan paneeli ja lähebki asja, et sinna panen veekraani külge ja tuleb suevesi, aga päike, nagu teate, kord on, kord ei ole, teda on vaja salvestada, seda ka enne räägib. Ehk siis selline salvestusseade on ka seal Tartu Maaülikoolis üleval. Ja mida nad sealt on saanud? 2009-2010 kütteperiood ehk siis terve aasta niimoodi, et 2009 keskelt hakkas ja 2010 nii et kogu kalendriaasta saime kätte. Ja näete, siin on nüüd siis pind ja kogu selle pinna kohta siis 486 kilovatt-tundi. Kui nüüd see pind jagatud ruutmeetriga ära, siis saame ruutmeetri kohta. Mina seda sõna paneeli kohta kasutada ei tahaks, sest paneelid on erineva mõõtudega, aga ruutmeeter on kindel. Et ruutmeetri kohta on siis Tartu Maaülikooli katuselt saadud 486 kilovatt-tundi soojusenergiat kätte. Ja näete, mis ajal ta on saadud kätte, siis siin on nüüd fandid, võtke 2 kohta oma saate kilovatt-tundi. Ehk jaanuar on 29 kilovatt-tundi tulnud sellest paneelist terve kuus. Ja suvel on siin vahest 160-170 kilovatt-tundi kuus. Ehk nüüd, kui te kilovatt-tundidest ikka elektriarved tulevad, siis te näete, mis need suurused tegelikult on, siis jälle antud on siis 2,3 kohta, aga mitte väga palju. Ja mina hakkasin ka mõtlema ikka selle peale, et kas tasub seda teha, mitte et panen püsti ja siis vaatan, vaid tasumise mõttes eelkõige, kuna ma oma maja siis ehitasin, mina tean, et ma panin sinna alukatte ja ma kütan valgudega. Siis ma võrdlen seda, kas mul tasub teha soojust päikesest
kas ma saan odavamalt kui valgudega teha soojust? See on minu võrdlus. Eks siin võib igast näites, kui ma ostan täna 40 eurot ruumimeetri kuiviküttepuid ja selle ahjust läbi lasen, siis ma saan umbes 50 eurose megavatt-tonnise soojushinna endale. Sealhulgas ei ole ahju investeeringu maksumus. Ja elektriga siis täna vaatasin oma arvet üle, et mina saan 130 eurot megavatt-tund elektri kodus kätte sellise paketiga, nagu on eile päevane ja võrgutasu. Kui ma sellest nüüd teen sooja, siis ta tuleb seal 131 eurot megavatt-tund, mingi protsent kaotab. Aga kui ma nüüd radiaatorit ka siia juurde paneks investeeringu, siis ta oleks 130-140, vähemalt niimoodi see megavatt-tund. Et sellise arvestus ei ole. Ja väita, et päike annab meie tasuta energiat, see on õige. Aga kui me teda kasutama hakkame, siis ta ei ole enam tasuta, sest me peame investeerima. Ja on see, et kui palju on nüüd vaja raha mängu panna, et me seda saaksime kasutada, sellest tekib siis see võrdlus. Mina püüdsin oma paneeli ehitada selliselt, et ma saaks seda võrrelda puidukütte. Sest elektriga võrdlused mul palju asjad tasuvad ära, sest see on nii kõrge hind. Ja teine asi on, et millal saab tarbida. Et täna näiteks loota, et päikesepaneel annab mulle soojavett, ei ole ja siin ma tõin välja nüüd selle Tartust aastase graafiku kuude lõikes, kui palju siis tuleb energiat sellest paneelist. Ja tegin ühte tööd Kaitseväele ja siin on ühe sellise hoone, kus on palju inimesi sees selle hoone sooja vee vajadus. Näete, see sooja vajadus on vastaskandega sellele, mis päike annab. Ja mina soovitaksin, kes tahaks sooja vett toota paneelist, vaadata seda, millal on tema vajadus sooja järgi sama suur kui paneel toodab. Et mitte üle investeerida, sest nagu enne kuulsime, paneeli panna võimsamalt, siis ei ole suvel kogu soojust panna. Et maa sisse peal salvestada, siin on vaja teha maakontuurid ja need salvestada maksavad jälle raha. Et pigem siis mõelda nii, et nii palju kui tark on, nii palju siis seda paneeliga püsti paneb. Aga inimesed on nagu teate, ütleme paneelmajades kütteperioodil on kuidagi homogeene seltskond. Hommik kooli, lasteaeda, tööle koju. Aga suvel eestlane tahaks olla nagu väljas igasugust rutiinist. Põhimõtteliselt maist kuni septembri on täiesti kaootiline see. Et seda peaks jälgima, mille jaoks ta paneeliga. Täpselt sellel ajal, kui on hästi palju päikeseenergia. Ja juba on kahjuks halvad näited olemas, kus on lasteaedadele, hooldekodudele paigaldatud päiksepaneelid, mis suvel kõrguvad ära, sest seal ei ole tarbimist. Või siis lastakse see soojavesi lihtsalt kraanist välja, et ta töötaks just. Või peab hakkama investeerima selleks, et neid paneele katta, et ta ei läheks keema ja kõrvaks. Sest paneel jääb väga vabalt keema, see on tõesti päikelik võimalus. Ise kavatsin kevadel katsuda, mis saavutused tuleb. Siis sain aru, et vedelikud tase oli veidi alla läinud ja jõu mul sees ja kohe kees. Nii et tarbimise järgi paneeliga oma investeerida. Kui palju me vajame? Ma tõin eile, lihtsalt tegime näite, et kui kortermajade uuring näitab, et umbes 40 liitrit läheb inimese kohta sooja tarbimine tööpäevas. Siis võttes 3-liikmelise pere, 120 liitrit, see tähendab kuskil 7 kilovatt-tundi ööpäevas on vaja perele selleks, et oleks sooja vesi, kui on 3-liikmeline pere. See teeb umbes 210 kilovatt-tundi kuus sooja tarbimine jaoks. Ja nüüd kui aastaselt 2030, et sellest peaks väitma juulikuus siis sellele perele ja maikuus natuke tuleb kuuda võib-olla ruudu rohkem panema. Ehk siis oleks nagu mõtet väga palju rohkem investeerida. Nüüd sõltub veel suvest, kas seda parasjagu. Et see on selline mõtteviis enne seda, kui ma oma asju hakkasin tegema. Aga tegelikult andestus on mind selleks siia, et rääkida oma praktilised kogemust, kuidas mina ise paneeli enda ehitasin. Ja nüüd ma sellest siis natukene räägin. Tegin pildid juurde, et siis on aru saada, millest ma räägin. Põhiasi, mis on selle paneeli kõige keerulisem osa, on siis oma katusele paigaldatav soojuspüüdja. Ehk siis see metallist osa, mis päikesest tuleva soojuse peaks siis vedelikul üle andma ja ta juhtima vastavalt salvestuskohast. Mina leidsin, arvutasin kõigepealt, et kui ma ostaksin vastfittinguid ja vasttorusid ja värk, et mis see siis kõik tuleks, leidsin, et see läheb üle mõistus kalliks ja leidsin, et alumiiniumtorud on olemas. Ja kusjuures imelikus kohal, et alumiiniumtorud kasutatakse üldiselt, mis te arvatakse kahvliga? Reklaaminduses. Plakatite servade tugevdamiseks pannakse alumiiniumtorud ja siis tõmmatakse nende krõpsudega sinna raamide sisse.
Ja reklaamifirmadest sain siis nii-öelda teada, mis toomul on, mis läbi pakutakse. Ise kuulisin algul, tegin nad korra pikkusega, leidsin internetist alumiiniumkeevitusfirma, kes asub Lool endises Tallinna Innovaatiku abieturites, toodavad Soome jaoks saunaahkusid välissauna. Väga head töötavad, sain seal oma välja valmis ja väga head külge. Nii ta välja nägi, mina mõtlesin torusid, profid keeviksid, siin sai toru kokku, tegin survetorvi kaela, et ei oleks kuskilt nii-öelda välja. Ja siis saigi ta kuulutatud sealt alusraam, mis on siis, ütleme siis käepärastest materjalist tehtud kodus olevat isolatsiooni, puidust raam, sinna sisse sai see alumiiniumist vedel pandud. Aluskiht on alumiiniumlehed, jällegi hinna pärast. Alumiiniumlehed leidsin endise Volta tehase territooriumil hästi palju väikest Vene firmast, kes toovad näide ametlikult, mitte ametlikult värvilise metalli sisse. Ja siis läks sinna, mis mõõdu lehed on, lihtsalt 3 lehte ja siis selle nii-öelda tegevus ma alustasin just alumiiniumlehe järgi oma paneeli tegemist, et mitte lõigata oma mõllata, vaid võtsin alumiiniumlehte 3 tükki ja selle järgi tegi vedel ja selle järgi raami ja panin need nii-öelda kokku. Värvisin veel musta värvi küljega ja kinnitasin siit peale, et samasuguse alumiiniumlehega, et oleks hästi vastas. Sest tähtsim see soojus juhtub, et õhkteatavasti on hästi hea isolaator. Kui see toru jääb sinna plaadi kohal õhku, siis ta ei anna seda soojust edasi. Toru seda plaadi viimast oleva soojus jääb õhku. Ja kogu selle asja katsin siis, tänapäeval väga hästi palju saadavast materjali, mina katsin ta kõige õhema kasvuhoone katte plastik. Ja pean ütlema, et see oli ka võib-olla ainukene negatiivne koht selle asja juures, sest see hind oli võimalus seda katet minna vastu täispikkuses, aga sellel kasvuhoone plastikul on teised omadused ja vajadused, et ta peab kaitsma taimi otsast sellise kiirtusest, aga samas pidama soojust. Siin oleks vaja just otsene päikskiir saaks läbi. Tegelikult see kiht on takistuseks. Aga kui ma küsin pakkumist, et ma paneksin tugeva klaasi, siis see 400 eurot siia peale panna, siis ei ole väga seda mõtet. Et see kaob tasuvalt ära. See on praegu lahtine, praegu on see kasvane katte seal peal, aga võimalused ja leian lahendused, siis ma mõtlen selle ära. Ta peab pidama ka lumeraksu vastu, see on üks kord. Muidu võiksin neljast asja, võiks ka kõik olla kevadel on vaja vaadata. Ja mis siis veel juhtus? Selline tulnud siis koos kattega. Juhtus see, et ma räägin koostöös oledest, et oleks lihtne, ennem oli siin automaatikast juttu. Kuna ma väikest onni endale ehitasin, kus pensioniga elada ja pensioniga välja tulla, siis sai sinna parveldatud ka salvestuspaak 3 kandiga, mille sisse juba siis sai ka pandud soojusvahetusspiraal lasest. Kõik, mis sinna lõpuks tuleb. Ma teadsin, ma arvan, et ta paneb päiksepaneeliga, kas see sobib ka näiteks maasoolus pulbasoojusvahetuseks. Et need asjad olid juba investeeringud olemas, nagu nii. Soojavahetused ka oma ringlusega käib, mingi pulbasi vahetus ole, et kui paagist tekib soojavesi, siis ta vahetab selle soojatarbele ka. Kogu minu automaatika seisneb selles, et katusel oleva alumiiniumtoru, mis tuleb siis kollektorist välja, selle külge panin reguleeritava temperatuuri anduni, siin on nii-öelda balloon vastas, toru vastas, kui see temperatuur sellest torust on 50 kraadi, siis saab reguleerida, siis ta lülitab selle kuuma tööle, mis on all paagi juures. Ehk ongi kogu automaatika mingisugust liigsetest. Seda saab keerata 60 või 40 kraadi, või siin on põhimõtteliselt 40 kraadine või siis 60 või 70 kraadine auto jaotusvedelik hakkab seda soojust sealt üle kappama. Ja kuna asjal on ka teatud soojus paisumine, siis siin on näha, ostsin kasutatud autode raunumist Volkswageni paisupaagina. Selle panen ka sinna, et siis oleks kompenseeritud mahu paisumist. Ja mis juhtus kohe samal kevadel, kui suvel tuli see hull torm 3-4 aastat tagasi ja viis mul selle katte pealt minema. Metsa nii-öelda, et oli ilma katteta. Aga ma leidsin üles, et tagasi plastikust oli, lendas nii-öelda ära, firma.
et need asjad on praktiliselt lihtsalt, et peate arvestama sellega ka, et see on üsna hea pind tuule jaoks, mille ta võib kaasa viia, et kui seda paigaldate, siis pange korralt kinni. Ja kui ikka Triin Tuula ütleb, et 32 kraadi on tulemas, siis mina ei tea, Ida-Veere seal, kui ma elan, seal on ka 32 kraadi, siis ta ütleb küll, et seal vahel, see on minuga jookseb 32 ja 34 välja. Ja kui talvel on mul, siis see paneel on seal lume all 1,5 meetrit või meeter olevat talvest, et tegelikult siin rääkida, et toodab midagi, ma näen, mis ei anna. Ei tooda. Minu nurk on ka 30 kraadi, ma leidsin majakatuse ja mitte spetsiaalne nurkana maja. Ja nüüd ta on väga selline suvise soevaid on kätte, et ei kuuda. Ma ei mõõda mitte midagi, mul ei ole sellest nagu täna teile rääkida teaduslikku juttu, et mul on seal teada tunnisega ei ole. Ma tean lihtsalt seda, et kui päike paistab, siis ma soojab. Sellega on minu mõttes. Nii et Aarele, ausutades ma teadsin, et Aarel on kodus see paneel, aga ma ei teadnud, et Aare ise ehitas seda paneeli, mitte ei ostnud, vaid et tegelikult peaks selle targa majaga siin lahenduse ära teha ja seda hakkama Rakvere heliga müüma. Et sa peaksid andma selle nii-öelda otta teha alumiiniumi numbri ja alumiiniumi keelitaja numbri ja me saaksime panna paketi, telli meilt nii-öelda päikese veepaneel nii-öelda Rakveres ja katseeksemplaris on selle hetkel ma olen seda kasvanud. Väga huvitav kogumus, mina arvasin, et sulle tavaline päiksepaneel külla ei kutsu oli. Ja üks päev märtsikuus helistasin, ta ütles, et mis sul viga, sul on vesi sooja sul on paksu lume ja midagi. Kuule, aga see raamat, mis räägib Reinomaa